kui sa enam-vähem siin midagi muruga tegeled, siis ma ei tea, niidad midagi, siis ikkagi mingisugused mõtted tekivad võib-olla tööst või millestki muust, aga kui sa oled siin näpupidi mullas ja taimedega tegeled, siis oled ikka tõepoolest 100% selles tegevuses ja töömõtted küll ei kimbuta. Asi nagu kontrolli alt väljumas, et peenraid tuleb aina juurde ja hetkel on siis see seis, et ei ole enam tegelikult ühtegi kohta, kuhu võiks mingit uut peenrat ajada, et ainuke lõbu ongi olemasolevaid peenraid ümber sättida ja taimi tuttavatele jagada. Enne tööle minekut erilist rutiini polegi, aga katsun kindlasti kohvi juua ja süüa midagi kiiret ja siis võtan tee ette tööle. Sest aega on vähe, tõusta tuleb väga vara. 5:45 on nagu selline tavaline taks. Mis on nagu meie töö eripära, on ju see, et vahetuse lõppu ei tasu midagi planeerida eraelulist, sellepärast et kui juhtub, et tuleb mingi suur sündmus ja mis vajab sekkumist, siis ei ole võimalik kinopileteid, teatripileteid osta, et sellega tuleb arvestada. Ja kodus ma kindlasti ei ole politsei selles mõttes, et tööst piisab. Mina olen Viktor Eksi, töötan Lääne-Harju politseijaoskonnas patrullpolitseinikuna ja olen seal juba üle 10 aasta töötanud. Enne seda, kui politseisse tulin, töötasin treenerina. Ei, hästi mõnus on, päike annab energiat. Siia võiski jääda tegelikult praegu. Päris hea on olla. See on meie tööauto täna. See eravääriline. See oli siis Raurik. Seda omalt võtta. Saime jah. Niisugune 3 rahulikuks. Mulle see Triin ütles, et juunikuust alates lõunat saanud, eile oli ikka esimene kord. Okei. Päris karm ikka. Tšau! Täna hakkab meie vahetus 7:00. Hakkame komplekteerima varustust, teeme ettevalmistusi väljasõitmiseks ja välja sõidame umbes 7:30 paiku. Ning täna minu paariliseks Triin Lindau. Praegu juba autos on meil kilp ju. Siia juurde käivad ka kiivrid. Siis ma panin siia laserkämmi meie selle kiirusmõõturi. Võtame kohvi ja võtame kohvi. Ja siis hakkame edasi vaatama. Ma vestlesin ühe teenindaja, kes mõned päevad tagasi andis mulle infot selle kohta, et siin käib pidevalt üks pensioni east naisterahvas, 70+ vanus ja ostab kogu aeg neid videokaarte. Meil on andmeid vaja, politseil on ju andmeid vaja. Siis ma ütlesin, et kasutaks hädavalet seekord, et öelge talle, et nüüdsest on vaja ID-kaarti, et seda kaarti müüa. Ja eile sain just kolleegilt info, et tegemist oligi armupettusega, siis see armukelmus. Et kaarti tõstis Roblox. 20 eurot ma näen on siin tüki hind, 10 eurone ja neid siis ühtis 200 ja 300 eurost järjest. Hetkel tundub, et ees olev sõidukijuht on telefonis. Priin, kas sa ka näed? No ei näe. Ei näe? Jaa, nägin. Nüüd näen. Ja. Nad on ju kõrvaliste tegevustega hõivatud ka. Ja. Siiamaani räägib. Ja. Ja hoiab veel käes ka Ja. jätkuvalt. Tutvustan teile siis lühimenetlusotsuse. Tervist! Kuidas selle telefoniga nüüd on Ja siis viimane asi, mis sellega saab vaiet. No aga mis vahet seal on ära? Vormistasid seda eelmist juhti ja siis vaatan, et järgmine tuleb minu poole ja sõidab ja räägib samal ajal telefoniga. Parklasse sisse, mul helises telefon, ma lihtsalt vaatasin, kes see tegi vastamata kõne. Te ei tea, et eraparklas kehtib samamoodi liiklusseadus või? Ei tea. No siis nüüd saite teada. Me kindlasti ei saa jätta reageerimata olukorras, kus juht näpib telefoni sõidu ajal.
tegemist on ohtliku olukorraga, mis võib viia liiklusõnnetuseni. Aga see, mida mina nägin, oli see, et te otsite telefoni kõrva ääres, ehk siis tegin järelduse, et räägite ma ei telefoniga. rääkinud telefoniga ausõna. No jaa, aga liiklusseadus sätestab, et telefoni sõidu ajal ei tohi kätte võtta. Nii et alustame väärteomenetlust sellisel juhul siis. Kas te tahate või ei taha allkirjaga? Me rohkem pikemalt ei ole aega kahjuks vestelda. Ebaproportsionaalne. Nii lihtne see ongi. Te ise tegite meile selgeks, et teil on kiire, teid ootavad kliendid ja siis järgnevalt hakkate arutama vestlust, mis vältab juba 10 minutit. Milleks? Jäime poole see, et rikkumine on siis kirjas ilusasti. Juhtisite mootorsõidukit, hoidsite samal ajal käes mobiiltelefoni. Trahvisumma liiklusseadusest tulenevalt on 40 €. Sõrmega palun siia allkiri. Härra oli ehe näide selle koha pealt, kus ta ei tahagi aru saada. Ei taha aru saada või siis on tegemist sellise selektiivse õiguskuulekusega, ehk siis tema jaoks ei ole mingisugune rikkumine, kui ta telefoni kasutab sõitmise ajal ja tema valib ise, milliseid seadusi ta nagu järgib ja milliseid mitte. Ja eraväärdes sõidukiga me otsimegi liikluses selliseid anomaaliaid. Liiklus on kaootiline, teda on palju, seda liiklemist ja kuidas öelda, kahetsusväärne on see, et paranemise märke nagu napib. Kus teil telefon käes on? Kuidas teil see turvavõrd pandud siis on? Selja tagant ja üldse lahti, aga ta on selja taga. Ehk siis ma võin teha järelduse, et ma sõidategi niimoodi. Mõlemad olid ju professionaalsed sõiduki. Just. Üks taksojuht ja teine kullerfirma autojuht. Ehk siis sa pead nagu profina ikkagi ka suuremat vastutust ehk liikluses kandma. Tuli siis kutse, kus sundhospitaliseerimine on teemaks, kiirabi kutsub meid appi, kui on agressiivne patsient, siis nende ohutuse huvides on politsei kaasatud, et mine tea, äkki on vaja sundi kasutada ja selle õigus on ainult politseil. Võtke tempot rahulikumaks, võite komistada. Nii, pea läheb teisele poole. Nii, hopsti. Mis see teema on? Ravimeid ei võta? Ei, ta ei võta lihtsalt tsüklis. Teevad sõbrad siin teksavad ka aegamaks. Tõsi või? Meil tuli politseist teada ka seda. Aga te olete sotspoole pealt siis, jah? Väga tore. Külastab aidata inimest. Jaa, väga tubli. Väga hästi. Me oleme ise ka teil külas käinud Triinuga ja seal Haaberstis, et kui oleme avastanud kellegi abivajava korterist, tuleme otsime maja pealt üles. Et esimene vastu tulev auto ja juht telefonis. Ja ilmselt ta meid ei näe ka, sest et tal on vasakus käes see telefon ja tema vaateväli meie suhtes on siis ju varjatud. Tere! Mille eest? Mille eest vabandust? Jaa, aga see ei ole lubatud. Läheme foorist üle ja peatume. Väga õigesti ütlesite, tuleb kõne, peatun ja vestlen selleks teises kohas, kus ma ei ole liikluses. See, et me näeme väga palju neid sõidukijuhte tegelemas kõrvaliste asjadega sõidu ajal, siis ei tähenda, et teie peate seda tegema, on ju? Jah, väga hea. Selge, aga ma piirdun siis suulise hoiatusega praegu. Siis lähisuhte vägivalla juhtumi juurde. Et siin on juba üks patrull reageerinud, aga arvatavasti vajab ka keeleabi, kuna inimene, kes politseisse teate tegi, räägib ainult vene keeles. Tihti on üks info, mis kaardil on ja reaalsus on hoopis midagi muud. Et tegelikult me läheme ainult teadmatusse. Это у вас долго уже так? Ну, это что я не могу попасть вчера. Вчера. А причина? Просто я не могу пить. Часто это бывает? Ну, когда напьённая, это не заканчивается. За месяц уже второй раз. Pole veel lõplikku pilti, aga et peretütar kolib välja, kuna emaga on konflikt mingil arusaamatul põhjusel ja võttis ta oma lapsed käsid kaasa. Ehk siis tegemist on vanemaga, kes seal kvartalis on ja ta ei anna neid asju kätte, mida ema või see teataja tahaks siis kätte saada. Muu hulgas siis isiklikud dokumendid. Ja
lapsele vaja minema. Полиция, откройте дверь! Et vaatame, kas meil õnnestub läbi rääkida. Возможно ли, что когда она будет трезвая, вы позвоните и скоро будет? Скоро я же знаю, это же моя мама. Окей. А что это значит? Что? Что это моя мама? Не скоро, да? Ну, она, если пьет, она пьет, может, недели 2-3 пить, а это что такое неделя будет? Ta võib nädalaid juua. No SMS-kui või... Да, я написала. Ну, для фиксации. Она не может сказать, что sorry, я не знала. Et ta saatis selle SMS-i, et ilmselt politsei on siin ja tal on ka plaan lukuabi kasutada. Ehk siis mingi aja pärast peaks nagu tekkima arusaam, et on seda lugenud või korraldanud. Siis selles kutses paluti meie abi, kus naisterahvas soovis kätte saada oma asju. Et vahel on see sekkumise lävend väiksem, vahel suurem. Et antud juhul läks siis õnneks, et inimene avas ukse, tegi koostööd ja naisterahvas sai oma asjad kätte. Ja te olete korteris sees, jah? 88. Okei, ta tühistab lukuabi ära ja siis me äkki proovime kuidagi sisse saada. See ema on seal ka sellises jubedes meeleolus, et ainult sõimaks, aga nüüd läks oma tuppa ja sõimab sealt siis. Mitte kunagi ära enam siia tule. Ja täpselt, ma palusin ka tütrele, et saagu aru sellest joobest, et ta saab vähemalt võimaluse praegu oma asjad ära võtta. Tänast neil on vaja siit transpordi abi osutada. Neid asju tuleb seal ikka päris palju. Et siin sellist vahetut ohtu kui sellist ei ole, et ta juba on nii-öelda turvalises keskkonnas, kui ta enam seal korteris ei viibi, ehk siis tal on nüüd aega. Lihtsalt küsimus, kas tal on rahalisi vahendeid endale selle transpordi tellimiseks, tõenäoliselt on, kui oli võimalus lukuabi tellida. Meil on väljakutse sisuga. Teataja ütleb, et 2 joobes naist ründavad teda, tahavad ta üles puua. Да? Politsei, avage palun uks. А кому вы? Соседи. Соседу. Спасибо. Возьмите у них. Я на таблетках, мне уже трясет. Какое право вы имели меня оскорбить? Я спрашиваю, где белье, они ее в помойку бросили. И этому человеку, чтобы вообще не появлялся. Кому-то сейчас намного хуже. Зачем ты вызываешь полицию? Нервничай. Ну, как мне с вами справиться, если вы... Вот этот человек меня оскорбляет? Ну. Возьми свои. Вы звонили в полицию? Да. Понятно. Найдите документы, пожалуйста. Александр, вы сегодня алкоголь употребляли? Нет. Вообще трезвый, да? Таблетки. On alkoholit kellelgi? Это мы. Oh, super. Ta väidab, et on täna täitsa kaine. Sotsmaja elanik. Läheb koju ära. Jalad tal ju liiguvad, nii et ei pea kuhugi hakkama vedama, Tom. Tom. Et ei pea kuhugi vedama hakkama teda, ma arvan. Näed, ta liigub ilusasti. Jõuabki koju ja on vähe kainem ka. Всего доброго. Свидания. Спасибо, что вы хоть не поверили, что я какая-нибудь там алкашка. Et ühesõnaga seltskond joobes, suur seltskond, sellepärast ongi vaja mitmekesi tulla. Et kunagi ei tea, mis ees ootab. Aga siin oli see kaasus, et korteri omanik oli invaliid, õnneks kaine täna. Ja siis see elukaaslane oli oma sõbranna siia kutsunud, aga see sõbranna kuidagi hakkas selle korteri omaniku suhtes imelikult käituma, siis muulgas teda sõimama ebatsensuursete sõnadega, mis oli talle nagu šokk olnud, sest et ta teab, et see sõbranne peaks olema usklik. Aga alkohol on oma selle mõju avaldanud tõenäoliselt, et on see usklik on meelest läinud siis tänaseks. Aitäh! Maailm päästetud. Maailm päästetud ja maailm. Oli siis kutse, kus noormehed olid avalikus kohas relvaga vehkinud. Hakkasime kohe bussi otsima, sest noormehed lahkusid sündmuskohalt bussiga. Ja nägime, et veel üks patrull, kes aitas meil
bussi ja noormehi otsida. Olid siis noormehed juba leidnud. Noored otsustasid võtta kaasas olnud õhkrelva, sellise automaatrelva moodi nägi ta välja, avalikus kohas välja, teha siis pilte avalikus kohas täiesti, kus inimesed liikusid ja keegi siis kaaskodanikest tegi kohe kõne politseisse, et teadmata ju täpselt, millega tegemist on. Õhkrelvaga tundub olema tegu, mingi paintballi teema rohkem. Kindel ei ole. Nad olid selles bussipeatuses ootamas teid juba, jah? Ei, nad olid bussis. Bussis võtsite maha, okei. Siis me läksime sisse. Ta läks tagant, ma läksin eest juhile ütlema, et meil on vaja kontrollida ja siis nad istusid kohe seal. Kõrvuti istusid ja siis see oli niimoodi mõlema jalgade peal niimoodi selles üles. Ma oli sisse mässitud, ma võtsin neid kohe süles ära. А какие-то лекарства принимали? Нет. Вообще нет? Нет, вообще нет, мы оставили голым. Püsti ei seisa. Ну, мы смотрим, что у вас с координацией, насчет координации? Насчет координации, что у вас случилось? Ну, в плане того, что трясетесь даже на месте. Потому что вы пришли, и я... Просто из-за нерва? Да. 6-миллийная оборая. Наркотики принимаете? Нет? Mis sa arvad? Närvi. Jaa, selles mõttes, et juba üks naisterahvas ju tegi kõne selle peale, et avalikus ruumis selline automaattulirelva meenutab ese nende valduses. Ja ma ei tea, mulle see oranžis võib küll väga kaine ei tundu. Me näitab fotot, mille olid siin avalikus ruumis selle relvaga koos teinud. Просто я крутой, и все. Okei. Ja siin ma näen seda, et see relvataoline ese on käes ja nägu on ka siuke pool varjatud, vaata kapuuts peas. Ja näen ma siin inimesi ka, ma ei näe inimeste tegevust, ei ole siin inimesi, see on sõle ju. Me liigume lihtsalt siit. Na minutu, vaata. Sealt siit sõidame lihtsalt ühistranspordi pealt ära, et mitte häirida linnatransporti, siin on tihe liiklus, vaadates kellaaja ka. Et ma isikutel on narko tarvitamisele viitavad tunnused, et midagi teha pole, peame kontrollima. Ja ta näitas ka oma sellest telefonist pilte, kus ta täiesti avalikult Sõle tänaval seda relvataolist eset, suur nagu see on, poseerib pildistamise tarbeks. Kui me saame kinnituse, et see on see tore mõte jutumärkidest tuli seoses keelatud ainete tarbimisega, siis me saame ilmselt ka vastuse. Jah. Nüüd juba räägib, et on kanepid suitsetanud ja tšamaks teinud. Щекотно. То есть травку вчера курили, да? Ага. Вчера. А когда курили травку? Да не помню. Ну, на самом деле, если серьезно говорить. Серьезно? Там будет только... Koka-triip on palju puudu, jah? Да. Ja raustud ka, parr. Et hetkel on neile siis narkotest tehtud, mõlemal isikul osutus see positiivseks ja toimetame nad koju, et pahadest mõtetest eemale neid hoida ja relva võtame esialgu hoiule vallasasja. Jaa, nii makaronid ootavad jaoskonnas, saame makaroni sööma. Aga päev oli ju mõni päev tagasi, nädal tagasi. Okei, juba on makaronid platsis, jah? Tüüpiline? Jaa. Tom, kuidas sul rahaga on? Ta käib tasuta ja nagunii. No Triin, mis sa sõid täna lõunaks? Mina käisin poest, ostsin omale natuke süüa ja magusad ka nagu ikka. Viimasel ajal meeldib küpsis ja magusad sõid, aga jah, kuidagi on mõnus, pehme. Said kõhu täis? Oo jaa, nüüd on jaksu. Tööd edasi teha. Oled sa valmis? Jaa. Maisi tänaval. Aru tänavale. Maisi tänavalt vasakule Aru tänavale, suunaga Kopli. Juba jäid seisma? Ja jäid seisma. Kes see sõrme näitas? Tervist! Tervist! A mis te kahekesi sõidate? Mine sinna poole. Вы взяли, да, на аренду? Окей. А вопрос, знак средний палец для кого? Для нас? Подождите. Я тоже не знал. Я подумал, ну, мне показали просто рукой тоже что-то. А мы кто? Ходим. Ну, а что это за знак? Для кого это? Еще раз спрашиваю. Это наказуемо ведь?
полиции были проблемы? Hommikul oli kaart puhas, aga nüüd on juba tulnud kutsed, nagu inimesed oleks üles ärganud. Mustamäel üks sihuke palun. Naljakas kutse. 19-aastane agressiivne, võimalik, et narkojoobes poeg lõhkus laua ära ja läks välja, ütles, et läheb, annab õues kellelegi peksa. Teate sõnul on ta väga agressiivne, teate, kordab oma elu pärast. Nii, vaatame siis, kontrollime selle aadressi ära. Mis see korterinumber oligi? 150. Selge. Karmo juhib vägesid, nagu alati. Ja enne vahetuse lõppu laekus siis kutse agressiivse noormehe kohta, kes kodus on ära lõhkunud laua. Politsei! Asusime 2 patrulliga teda kohe otsima. Selgus, et teda kodus ei olnud. Seega oli alust arvata, et ta lahkus kuhugi mujale. Ja oli teada, et ta tõepoolest agressiivne on. Seega väga ettevaatlikult, kuid järjekindlalt siis otsisime teda. Kuid paraku politseitöö on juba kord selline, et alati ei saada meid edu ja poissi me ei leidnud. Rohkem me koputame, seda rohkem valjemini see naaber rääkima hakkab. Telefonid tõesti tooni andmas, et telefonide kasutamine sõidu ajal midagi pole teha. Et ei saa jätta reageerimata. Peatasime teie sõiduki, kuna nägime, et kasutate telefoni käes, et käes ei ole lubatud hoida. No jaa, aga te hoiate käes, seda ei ole lubatud teha. Nii vahetus hakkab läbi saama, et õnneks midagi teravat ei tulnud. Kõik möödus ohutult, mõned kiiremad sõidud tuli ka linnas teha, põhjendatud ja kõik läks hästi, kõik on elus terved ja lõpuks saab hakata juba siis koju minemise peale mõtlema. Mina lähen nüüd ilmselt poodi ja siis pärast koju ja teen mingi maitsva õhtusöögi. Täna eravärvilise autoga, et sina vist oled sellega saanud natuke rohkem sõita kui mina, et on sul iga vahetuse jooksul ka nii palju neid mobiilisistujaid või oli täna siuke erand? Jaa, see tänane oli erandlik, natuke meenutas mulle riskeeriva käitumise liiklusreidi. Aga paratamatult oli, et juhid selliselt meile silma jäid. Aga kuule, suur aitäh sulle ja näeme homme. Jah. Mõnusat õhtut. Sulle ka.